tere! Nüüd pühade ajal ma tõesti igatsesin koguduse pere keskele ja koguduse pere keskel olla. Ja ma arvan, et päris paljud teist jagasid ka seda igatsust. Oleks tahtnud ülestõusmise rõõmu koos jagada. Aga nüüd on nii. Ja see rõõm, et Jeesus on üles tõusnud ja ta elab, see pole kuskile kadunud. See on ju fakt, see on tõde. Nii kaua kui on Jeesus, nii kaua on ka lootust. Ja seda said ka Jeesuse jüngrid kogeda. Ma olen nende peale päris palju mõelnud siin viimastel päevadel. Nad pidid ju selle rõõmuga, et Jeesus elab, siiski harjuma hoopis teistsuguse eluga. Olukord oli muutunud. Jeesus oli teistmoodi nendega koos. Nad pidid ise tegutsema hakkama. Võib-olla see oli ka keeruline, aga ka see Jeesuse teistmoodi ligiolu innustas ja julgustas neid, nagu ühed kirjeldasid, et kas meie süda mitte ei põlenud meie sees. Minule väga oluline ja kallis kirjakoht on olnud juba pikka aega Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 16. peatüki lõpus. Siin ta ütleb, ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Ma lugesin seda ammu aega tagasi nooruses, kui ma tundsin ennast väga üksi ja mu polnud aimugi, mida oma eluga peale hakata. Ja see tohutult julgustas mind ja andis kogemuse Jumala ligiolust. Ja siis Jeesus jätkab. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Rahu Jeesuses. Ja tuleb välja, et see rahu, millest piiblis räägitakse, ei ole ainult tunne või mingi meeleseisund, vaid see on päris palju enamat. See rahu tähendab, et inimesel oleks osadus nii Jumala kui ka sellest tulenevalt ka teistega, et tal oleks tervis, et tal oleks kaitse vaenlase eest. See rahu on midagi, mis ei tule inimese enda seest, vaid see tuleb mujalt. See rahu ei ole hingemuretus ja rahulolu, vaid see on inimese varjatud olek Jumala ligiolus. Ja seda kõike ma tahan täna soovida kõigile meile. Rahu teile!